teeme koduse ülesande J aines käed modelleerimine. Kuna koduse ülesande I ma tegin tahkise kaudu, ehk siis kõigepealt valmistasin tahkise ja siis traatraami ja tegelikult olen selle konkreetse samamoodi teinud. Aga paistab, et koduse ülesande eesmärk on hoopis kolmemõõtmeliselt joontega teha see traatraam valmis. Proovime, kuidas välja tuleb. Ma alustaks ikkagi põhjapaneelile ristküliku tegemisest. Mulle endale meeldiks selle ülesande juures täisnurksus sisse lülitada, ehk siis orthomode. Sellisel juhul on kõik kujutatavad asjad alati 90-kraadise nurga all, ehk siis võimaldab lihtsalt aru saada, millise telje suunas parasjagu joon tekkida võiks. Aga alustame ristkülikust, trükime siis 0,0 aadressiks, algpunkti aadressiks ja võtame siis mõõduks 80,105. Kadus ära. Võtame maja peale ja siin ta ongi. Hakkame pihta, ma ei tea, tagumise otsa ülesehitamisest. Üles suunas, nagu näete, kursori kõrval on orto, siis pikkus ja nurk pluss Z, ehk siis Z-telge mööda pluss suunas. Kui ma allapoole liigutan, siis on miinus suunas. Ehk siis pluss suunas, kõrgus 75, enter. Nüüd ei näita mitte X suunas, vaid polaarkoordinaadis 0 kraadi. Ehk siis selles suunas 80, enter ja alla. See osa sai ära. Nüüd kordame protsessi siit. Mõõt 15. Aga alla suunas ei ole 15, vaid on 75 miinus 15 ja 60. Ja siia suunas on 45 pluss 45, 90. Laius oli 80. Siis on selle 90. Üles suunas 60 ja ühendame sellega ära. Nii, mõtleme, mis meil siit teha saab. Need jooned. Nüüd hakkaks sellest püramiidist pihta äkki. See on 60, 80, järelikult see osa on 10 ja kõrguse osas on 15. Ehk siis lain siit suunast minema. Ei tohi jätta niimoodi, et mingi asi juba highlightib. Praegusel trükkimisel ei ole mõtet, sest ta ei näita mitte mingitki pikkust, vaid lähebki kohe kindlasti sinna keskmine ükskõik, mis sa trükid. Eks praegu peaks ta jääma, midagi ma tegin valesti. 10, enter. Alla suunas 15, enter. Siia suunas 15. Teisele poole on 60. Siia poole tagasi on jällegi 15. Ja teeme siis siia ka ära. Ja nüüd võiks need diagonaalkambri olevad meelest ära.
keskpunkti. hetkel vist on siin mõned jooned üleliia. Tundub, et üks püramiid see ei ole. Teine püramiidi tipp. Pikendan seda joont 45 võrra. Nüüd 15. 15. Ajutuselt lähme siit üle, see on meil 30. 30. Veel 15. 15. 15. Ja siia. Hakkame siit uuesti. Kus ta meil võiks olla? Siit äkki. 15 sinna ja no paneme niimoodi äkki. Vaatame, kas tuli. See on üleliigne ja see on üleliigne. Nüüd. Püramiidi tipud on olemas. Saame need ära ühendada. Niimoodi. Nüüd teeks mõned abijooned siit kohast kuni siiani, samamoodi teisel pool kuni siiani, siit omakorda ja siit ka siis abijoon ja selle järel tõmban siit niimoodi joone ära, ehk on abiks. Kuna see vahe oli 10 ja see 15, teeb kokku 25 selle joone pikkuseks. Nii, 25, täpselt tekkis kuskile sinna punkti ja näed, nüüd saame sellise asja teha. Teeme uuesti. 25. Siia. Ja siia. Nüüd üks abi on siit otsa ülevalt alla. Ehk siis see oleks siit kohast kuni siiani. Ja seda mõõtu me teame, see on 30. Nii, 30. Otsa alla suunas. Ja nüüd üks selline punkt. Nii, nüüd on tekkinud siia selline ristumispunkt. Neid ristumispunkte mööda saab XY tasapinnas või sellest XY tasapinnas teha, mis ma nüüd tegin, võtsin enter, mitte Y-klikk. Nüüd ma olen natuke hädas, igal
poole kinni hakata. Teeme külma pika, küll maha trimmib. Nii. Nüüd hakkame trimmima üleliigseid asju. Seda ei lähe vaja, huvitav, miks ta nii poolenisti ära lõikas. Seda ei lähe vaja, seda ei lähe vaja. Veidralt trimmib. Nii, kas sai kõik? Näeb sarnane välja küll. Nii palju kui ma mäletan, siis... Oi jah. See... Veidralt ei highlightima. See on ja see on oli 2 tükis, joinin need ära. No ei tea, sest näeb sarnane välja, nagu meil kästud teha. Ehk siis võiks olla meetod, kuidas traathaaval teha antud kujund. Tänan vaatamast, proovige järgi.